tervist! Oleme jõudnud siis Laitsesse Drift Factory üritusele ja rahvast on palju, rahvast on väga palju. Esimene üritus ikkagi see aasta ja esimest korda on näha rehvidossu, on tunda seda head lõhna. Ja vaatame, kes meil siin kõik kokku on tulnud. Siin ees on kohe näitusala, kus on päris palju autosi isegi, tõin enda oma ka siia. Sõitjaid on ka üks jagu. Kevin Pesur on tulnud siia oma autoga. Kes meil veel Kajot näen on sõitmas, Piiroja on tulnud oma Winterbeateriga kohale, et vaatame, mida huvitavat siin veel leidub. Nii, olen kätte saanud siin Kevin Pesuri ja räägi, mis sa talve jooksul teinud oled autoga? Talve jooksul on autoga palju tööd tehtud. Konkurendid ei maga ja meie ka ei maga. Kõigil on ikkagi eesmärk kogu aeg edasi arendada. Kui mõtled, et oled juba seal maksimumi kätte saanud, siis tegelikult see kunagi nii ei ole ja tehnoloogia areneb edasi. Samamoodi ka meie iga aastaga areneme edasi. Veermikus päris mitmed upgrade'id, et just auto saada kas või sama kiirusega oluliselt lihtsamaks ja stabiilsemaks sõita, kui seda varem oli. Praegu tundub, et need asjad kõik toimivad, mis me teinud oleme. Ja kõige suurem muutus on ilmselt välimuse poole pealt. Nagu siin juures olev pildil näha, siis on G-seeria M2 välimus nüüd autol. Ühesõnaga muutusi on väga palju olnud. Ja muutusi on palju. Kõik on siiani tundub positiivsed muutused. Räägi, mis sul hooaja eesmärgid on? Võita. Võita, kohe niimoodi kindlalt võtake. No, kui ei ole eesmärk võita, siis minu arust ei ole mõtet sinna sarja sõitma minnagi. Täpselt. Räägi, kuidas auto tundes siis praegu on? Praegult on niimoodi, et eile tegime esimesed paar ringi. Alates esimesest ringist oli tunne, nagu poleks eemal olnud. Et selles mõttes on igati positiivne, kui üldiselt peale talve on ikkagi see, et kui oled jäärada sõitnud ja tuled nüüd tagasi, siis selle masina rooli on ju, või mõne teise pro-auto rooli, siis need kiirused ja hood on nii suured, need pidamised on nii suured, siis on nagu vajab natukene harjumist, aga ma arvan, siinkohal võiks tänada sõidusimulaatorit, kes on meile väga hea simmi setupi kokku pannud ja saame seda pidamist ja hoogu ka talvel proovida ja hoida natukene käpas, et see kindlasti aitab ka sellele, et oli nii hea minna sellesse enda autosse tagasi. Super lõks, kuule, aga tänud sulle ja edu sulle! Nii, olen kätte saanud siit Kareli. Tervist, Karel! Tere! Tere! Räägi, kus see auto on või miks Piitriga tulid? Siin on auto. Ja ma saan aru, et Piitriga oled tulnud täna. See ongi õige auto. Sõidame Street Classi selle 2026 aastal, et grammi ei puudu, et pro-auto valmistada. No, aga ma nägin, et kampaania on üleval, et inimesed saavad sind aidata ju sellega praegu, eks ole? Ja, kes nüüd ikkagi veel liituvad kapoti kampaaniaga, siis saame selle lõpu täis ja saame õige autoga tulla ka trenni. Räägi, kuule, selle aasta eesmärgid, mis sa tegema hakkad, mis sa sõitma hakkad, ma ei tahaks uskuda, et sa streeti sõidad. No tegelikult sõidame ikkagi eestikaid, sõidame netsi ja sõidame nii, et nagu homset ei ole, proovime siis, et kui sõita mentaalselt hullusti, mis siis juhtuma hakkab, et kas tuleb mingi vägev hooaeg või tuleb katastroof. Räägi, autoga oled sa midagi teinud? Auto sai sillalahenduse uuendusi nii-öelda tagasilla mõistes, et nüüd on see Quick Change, Winters, Bulldog, kuidas keegi kutsub teda. Et see on suurem muudatus ja tegelikult kerepaneelid said natuke kergemad ja ega ta nüüd laias lastus on, ma arvan, et pro-klassi auto, et ta on sõitma võimeline topis, kui tihend seda lubab. Täpselt. Kuule, aga edu sulle ja suured tänud! Aitäh, edu teile ka! Räägi, mis tegid? Parkisin. Parkisid? Kuhu sa parkisid ennast? Raja peal parkisin, aga striidipoisid on näljased. Tuli sõitis liiga lähedal. Sõitis katki ennast. Vaatan, et sul nagu suurt ei juhtunud midagi. Ja, mul kosmeetiline ainult. Tõmbasime juba sirgeks pilli ära. See on hea lihtne, kui pill käib kohe kergelt sirgeks ära. Tere, Birgit! Kuule, räägi, mis me teeme täna siin? Täna meil on siin hooaja avaüritus, kick-off ja me naudime seda päikeselist ilma ja toome Drift Factory 2026 aasta hooaja kõik ette. Ilmaga teil vedas küll. Rahvast on palju, sõitjaid on ka, suured sõitjad on. Kuidas endal tuju?
tuju on mega. Ma tunnistan, ma üli alahindasin nagu üldse, ma ei tea, kas ilma, üritust, mis iganes. Ma olen üli üllatunud ja ma olen üli tänulik, et siin on nii palju inimesi ja kõik on tulnud hooaega koos meiega avama. Tegelikult on vinge, siin on hästi mõnus meeleolu, muusika, see rehvi põletamine, seda, mida me oleme jälle pool aastat pidanud ootama. Et räägi, mis teil järgmiseks tuleb? Järgmiseks tegelikult ongi meil Mantsuri, mis tuleb 1. august siin samas Laitse rallipargis ja see ongi täpselt 3 kuud ootamist ja siis teeme veel suuremalt, veel võimsamalt, kordades mitu. Loodame kohal olla ja vaatame selle ka üle. Aitäh sulle! Palun! Vaatame siis kiirelt üle, mis autod siia toodud on. Selja taga on siis teise seeria BMW-d siin ilusti. Siin on üks Mustang pandud, mingisugune Audi. Meil on üks vana Mazda siin. Siis on Z3 Dodge Charger. Ja mis teeb ta huvitavaks on see, et see ei ole selle V8-ga. Et see nüüd elektrikas. Tal mitte ei ole summuti seal taga, vaid tal on kõlarid. Ja kõlaritest tuleb autohääl siis. Imiteeritud autohääl. Üks Mark 2. Ja üks Corvettikene. Siin on meil 3 Suprat siis. Mark 5 on 2 tükki, Mark 4 on ka üks olemas ikka, aga alati õigel autoüritusel peab üks Mark 4 Supra ka olema siin. Ralfi oma muideks näeb Ultracer ka, kui sinna lähete. Need Suprad on siis BMW-d põhimõtteliselt, 3.7. seeria BMW-d. Simon sõidab siin, ma vaatan. 3. seeria BMW-d. Meil on 92, tundub, et päägidel, väga huvitava sükse tumedama punase värviga. Oi, turbokommi, aitäh! Lexus, 2 Civicut, Type R-i. Küsime korra sealt inimestelt, mis toimub. Kuidas läheb? Hästi läheb. Kuidas üritus? Hästi läheb. Kuidas üritus on? Ülikõva. On jah? Ilm on ilus, rahvast on mega palju ja autod on ilusad. Kuidas üritus meeldib? Kuule, väga tore on. 1. august on Matsuuris, on veel ägedam. Teate? No, miks see ägedam on? No siis meil on veel rohkem sõiteid. Tänavad Eestis kõik on ju. Aga siis meil tuleb Poolast, Leedust, Lätist, Soomest, võib-olla kuskilt veel. See on cool. Sa käisid teie pärast ju? Vist käisin küll, jah? Ja meeldis on ju. Meil on 2 rada ka. Praegu on 1. Nüüd on tagurpidi ka ju? Jaa, täna kella 3-st on tagurpidi ka. No see on 1 rada 2 pidi. Aga järgmine kord on teine rada ka, uus kardirada. Ja kui me eelmine kord tegime ühe layout'i, siis selleks aastaks me teeme veel ägedama layout'i. Cool, äge. Edasi on meil siin Honda S2000, väga madal päägidel, Toyota MR2. Muideks, nüüd ma ei vaadanudki, sealpool on meil üks GTR, mingisugune punane wrap on, aga päris äge näeb välja. E30 on siin, mille kõrval on 500 Mersu, Honda Civic, 370Z, Golf 3 GTI, siis on üks roheline külmkapp siia toodud, sest ei oska öelda, millega tegu on, aga väga vinge näeb välja. Aston Martin, meil on siin üks M4, on Evo, mille kõrval on minu auto, kes soovib juba ära osta. Siit järjest ongi kõik 36. Et meil on siin lilla 36, kollane, hall, must. Mine pekki Sierra. Olen vaatame Sierra ka siis. Ja näed, ongi Sierra. Tervist, Passer. Räägi, mis teed siin täna? Tulime lapsega autosi vaatama. Oled see aasta sõitmas ka või? Kuule, vaatame, võib-olla ühe etappi täishooaega ei tee, et pigem puhkame. Ehitame järgmiseks aastaks autot paremaks. Kas tuleb klassimuudatus? Ei. Ei ole? Ikka üks see sama? Jaa, ilmselt küll. Aga vaatame, tulevikus. Selge, okei, thanks sulle. Võtsin Turbo Natsu. Sellega ma tahan näha, mis auto ma sain. Porsche 918 Spider. Max Speed 325. Ma arvan, see on kõige kiirema turboka praegu. Nii, eks see päev hakkab siin vaikselt juba õhtusse jõudma, päike hakkab ära minema. Rahvast läheb veidi vähemaks ja hakkame pillid kotti panema siin Drift Factory ürituselt. Sealt tuleb veel Kevin Pesur oma ilusa uue autoga. Väga vinge ja mõnus hääl.